Kõik on oluline ja ei ole kah. 2021 10.02. Ehk siis lühijuhend sellest, kuidas ülitundlikuna siin maailmas elada. Esiteks unusta ära kõik, mis ma sulle räägin. Minu kogemus ütleb, et ülitundlikena saame me rahus olla ainult siis, kui enda hetke olemust täielikult kehastame ja seda, mis on, austame. Ainult siis, kui oleme enese suhtes ausad. Ja see ei tarvitse olla alati ilus ja meeldiv tõde. See lihtsalt on. Ma ei ole hea inimene, ega ka ilus ega kombekas, ma lihtsalt olen. Enamus meist on tulnud siia ilma end oma traumadest ja kaitsekihtidest vabastama. Ja kui asume tõesti elu kehastama, siis võime leida end ühtepuhku üsna kummalistest paikadest ja situatsioonidest. Väline peegeldab ju sisemust ja aitab igal hetkel selgemalt näha. Ja sel momendil, kui oleme piisavalt alandlikud, et lubada igasugustel fassaadidel kukkuda ja sellel, mis on lihtsalt olla, hakkame iseendaga ühinema. Nii hakkame liikuma koos eluga, seni aga, kui oleme andnud hinnanguid, püüdnud keegi teine olla või midagi varjata, oleme teinud nägusid, on meie keha meie peale karjunud. Seda muidugi juhul, kui me tema sosinaid kuulda võtnud pole ja nii oleme kannatanud, püüdes olla need, kes me pole, taipamata, et me juba oleme. Ehk siis ülitundlikuna on meil imelised vahendid, et suguvõsa liini mööda edasi kandunud pikad ja kahjustavad käitumis- ja mõttemustrid ning hoiakud vabastada. See on meie ülesanne selles elus ja selleks ei pea midagi tegema. Me ei pea end tervendama, sest me pole katki. Me ei pea rändama tagasi minevikku, sest me pole enam seal. Ja kindlasti ei pea me looma tulevikku, sest me oleme siin, sest elul on oma plaan. Kõik eelnev on ainult selleks, et meele fookust hoida tegevuses, et me ei märkaks iseendas olla, võib-olla. Ehk siis sinu lugu on sinu lugu ja minu lugu on minu lugu. Lood tulevad ja lähevad. Neist saab näha seoseid ja siis nad paljastuvad ning lahustuvad ja nii põlvest põlve, kui ainult kuulame ja vaatame ja siis need kõik unustame, sest nii kaua kui neid räägime, kanname neid endas ja edasi. Aga kas neis lugudes on terakestki su enese tõtt? Lihtsalt kuula oma sügavamat tunnet. Lihtsalt hinga ja harjuta end elu sees olema. Ja ma tean, et see on kohati väga valus, kohati väga õrn koht, kohati väga raputav ja erutav samaaegselt. Aga sa ei saa mitte tunda või elu kogeda ja tegelikult ei saa sa ka mitte kehastada seda, mida koged, sest siis on sul automaatselt maskid ees ja sa oled fake. Sa nimelt ei oska valetada. Sa oled sündinud ehedana ja nii tundlikuna, et kui tunned endas või ümbritsevas pisimatki ebakõla, siis sa koged seda. Usalda end ja kehasta seda, kes oled. Ära mängi kaasa ühtki, teen head nägu mängu, sest nii kaotad sa ühenduse suuremaga ja siis hakatakse sulle näpuga näitama, sest sa kehastad seda, mida näha ei soovita ja samaaegselt eitad ennast ning seda, mis ometi on. Sa ei saa valetada, sa oled ehe, sa oled peen valedetektor, aga sa ei pea midagi ütlema. Sa ei ole siin selleks, et teisi õpetada.
Sa pole siin selleks, et moraali lugeda või öelda, et ainult sina tead ja teised mitte. Sa tead oma tõde ja elad seda, olles nii eluteenistuses. Ja teistel on nende tõde, ka nemad on eluteenistuses. Jah, meis enamuses on endiselt filtrid, läbi mille maailma tajume. Puhasta oma filtrid. Kehasta väärikalt seda, mis hetkel on ja too tähelepanu kogu aeg endasse. Lahusta iga valu ja ebakõla iseendas. Ja maailma ei huvita see, mis sind ennast ei huvita. Nii oledki sa juba elus sees aina sügavamas ühenduses teiste kehastustega. Ole lihtsalt oma elus kohal. Ja elu ise kannab kõige muu eest hoolt.